tere õpetaja Kristo. Meie Kristi vanemad. Kuidas Kristi koolis läheb? Your parents of Kristi. Very nice to meet you. She's doing really well. She's very curious and engaged in classes. Kas temal on midagi meie vastu? Meie ei saa ju niimoodi eesti keelt õppida. Progress in reading and social skills. Et nad jumala eest ei arvaks, et ma olen mingi metslane, kes ei oska inglise keelt. Raudselt nad on üliõnnelikud, et ei pea oma lapse õpetajaga eesti keeles rääkima. Kas sina oled ka mõnikord teinud nii, et kohe kui saad aru, et keegi on välismaalane, lähed inglise keele peale üle ja üritad talle näidata, kui hästi sa inglise keelt oskad? Kui ei ole, väga hea. Igatahes see on põhiline probleem, mida eesti keelt õppivad välismaalased välja toovad. Nad ei saa eesti keelt harjutada, kui neile selleks võimalust ei anta. Selles videos räägimegi sellest, kuidas toetada inimest, kes alles õpib eesti keelt. Miks me sellest räägime? Sest me ju tahame, et eesti keel õitseks, areneks ja kestaks, et seda räägiks üha enam inimesi. Ja kuna eesti keel on riigikeel, on ju loomulik, et kõik, kes Eestis elavad, võiksid seda keelt osata. Eesti keele õppijate toetamine ei ole mitte midagi keerulist. Lihtsalt tuleb pidada silmas mõnda väga lihtsat ja loogilist põhimõtet. Esimene ja kõige olulisem, ära mine kohe välismaalast nähes inglise keelele üle, vaid anna talle võimalus eesti keelt harjutada. Kuidas Kristi koolis läheb? Jah, muidugi. Astuge sisse, tulge ja räägime, kuidas Kristil läheb. Räägi selgelt ja lihtsalt. Kasuta tuttavaid ja sagedasi sõnu ja jäta ülearused sõnad ära. Näiteks, kuidas te suhtuksite sellesse, kui suunduksime koos einestama? Lähme koos sööma. Samas see ei tähenda, et peaksid rääkima beebi keeles. Kas teil on mingi mure? Räägi vajadusel aeglasemalt. Mis sa arvad nendest tehisaru lahendustest, millest eile mõttetalgutel juttu oli? Kuule, mis sa nendest tehisaru lahendustest arvad, millest eile mõttetalgutel juttu oli? Selle alla käib ka see, et annaksid aega vastamiseks. Ütleme, et sa küsid midagi, teine inimene hakkab mõtlema, tekib väike paus, siis ei anna kohe alla, et ta niikuinii ei saanud aru. Oota rahulikult. See on normaalne, et võõrkeeles mõtlemine nõuab aega. Kasuta kordusi ja parafraase. See tähendab, et ütle samu asju veidi erineval moel, et õppija kuuleks mitut varianti. Juhul, kui su vestluskaaslane ühest lausest aru ei saa, siis aitab teine. Näiteks, kas sa said aru? Said aru, jah? Mõistad, mida ma mõtlen? Paku valikuid, kui õppijal on raske sõnastada. Ma vaatasin neile telekast jalgpall, seda. Mida? Mida? No mida sa vaatasid? Ma vaatasin eile telekast jalgpall, seda, Meistrite liigat? Meistrite liigat, jaa. Sa võid küsida ka abistavaid küsimusi. Näiteks, kas see oli raske või pigem lihtne? Julgusta ja tunnusta. See annab kindlust ja motivatsiooni jätkata. Ma saan aru, mida sa mõtled. Tubli, et proovid. Kasuta kehakeelt ja visuaale. Osuta esemele, joonista, näita. See aitab keelt siduda tähendusega. See on prügikast. Pane siia. Paranda toetavalt, kui üldse. Ära katkesta iga vea juures, sest muidu hakkab inimene kartma eksimist. Kui tahad parandada, tee seda peegeldades õiget vormi kasutades. Nii, mina menetu. Sa tahtsid öelda, mina lähen tööle. Nii, mina menetu. Sa lähed tööle. Millal sa tööle lähed? Küsi avatud küsimusi, mis toetavad rääkimist, mitte lihtsalt kas küsimusi, millele saab vastata jah või ei. Kas sulle meeldis see film? Mida sa arvad sellest filmist? Mis seal filmis edasi juhtus? Kasuta korduvalt samu küsimuse malle. Korduv struktuur aitab harjutada, kuidas just selles olukorras vastata. Näiteks küsi igal hommikul, kuidas sa magasid? Või kuidas sa hommikul tööle tulid? Jaga lühikesi lugusid või isiklikke kogemusi. Kui sina räägid midagi lihtsas eesti keeles, siis see modelleerib keelekasutust. Näiteks, mina käisin eile poes. Ilm oli külm, ostsin sooja joogi.
kirjuta vahel lühisõnumeid eesti keeles. Kirjalik keel aitab kinnistada sõnavara ja grammatikat. Need olidki siis põhimõtted, mida võiksid järgida, kui puutud kokku inimesega, kes alles õpib eesti keelt. Kordame siis veel üle, mis need olid. Ära mine kohe inglise keelele üle, anna võimalus harjutada. Räägi selgelt ja lihtsalt, räägi vajadusel aeglasemalt, anna aega vastamiseks. Kasuta kordusi, ütle sama asja erineval moel. Paku sõnu, kui ta on hädas. Suhtu kaasvestlejasse toetavalt, julgusta ja tunnusta. Kasuta kehakeelt ja visuaale. Paranda pehmelt, kui üldse. Küsi avatud küsimusi. Kasuta korduvalt sarnaseid lause või küsimuse malle. Jaga lühikesi lugusid või isiklikke kogemusi. Kirjuta vahel lühisõnumeid eesti keeles. Nii et lähme kõik eestlasi juurde tegema. Aitäh meie Brasiiliast tulnud sõpradele. Jälgige nende tegemisi kindlasti Instagramis ja TikTokis. Ärge unustage ka videoid vaadata. Mina tänan. Nägemist!